Tere! Minu nimi on Sandra Särav ja olen täna siin selleks, et rääkida teile Boltist. Bolti ma ilmselt tutvustama ei pea, seega teen siis sissejuhatuse hoopis iseendast. Jõudsin Bolti aasta ja 3 kuud tagasi avalikust sektorist. Töötasin majandusministeeriumis Eesti IKT suhete eksportimisega. Enne seda töötasin ülikoolis TTÜs või nüüd siis moodsalt TalTechis, kus ma sain ka oma magistrikraadi tehnoloogia õiguses ja baka Euroopa Liidu ja rahvusvahelises õiguses. Ja gümnaasiumis käisin hoopis meediaajakirjandus Kallakuga klassis ja olin ka näiteks koolilehe peatoimetaja. Nii et väga erinevad aspektid on elus läbitud ja nüüdseks olengi siis jõudnud erasektorisse ja juba siin olen töötanud 2 erineval ametipostil. Aasta ja 3 kuud tagasi alustasin siis valitsussuhete juhina Balti ja Põhjamaades, mis tähendab maakeeli, et olin lihtsalt lobist. Ja siis selle aasta juulis, 2020 aasta juulis jõudsin kestliku arengu suunajuhi kohale. Pikk ja lohisev nimi eesti keeles, aga tähendab päris palju. Tähendab seda, et ma täna juhin Boltis koos Martin Millikuga meie siis jätkusuutlikkuse programmi. Jätkusuutlikkus võib tähendada väga palju erinevaid asju, aga meie defineerisime selle lühidalt nii, et meie jalajälg, mis jätame oma ettevõtlusega ja oma tegemistega, ei tohiks siis kahjustada tulevikupõlvede elukvaliteeti. Et sisuliselt kõik, mis me teeme, kas see on siis autosõidud, mida pakume täna üle 1 miljoni juhiga maailmas rohkem kui 35 riigis, toidu kullerdamine või tõuksisõidud, et meie keskkonnajalajälg oleks võimalikult väike, et meie rakendus ja meie teenused oleks kättesaadaval võimalikult paljudele inimestele ja et me tegelikult aitaks ka kaasa sellele, kuidas inimesed teevad targemaid valikuid linnaliikuluse osas. Et muidugi me ei soovita inimestel loobuda ühistranspordist, aga võib-olla siis mõelda, et selle asemel, et istuda üksi ühes autos ja sõita sellega sihtpunkti, et kuidas ka oma isiklikku jalajälge vähendada läbi selle, et näiteks kasutada hoopis bussi ja tõuksi kombinatsiooni või kasutada nii-öelda jagatud mobiilsust, milleks ongi siis Bolti platvorm Takso. Aga rääkides siis võib-olla konkreetsemalt, et te saaksite aru, millega ma tegelen, võiks olla Bolti elektritõukerataste jätkusuutlikkuse lubadus. See oli minu esimene suur asi, mis ma siis kestliku arengu suunajuhina Boltis ära tegin ja sisuliselt võtsime siis ettevõttega lubaduse, et muutume oma tõukerataste teenusega hoopis kliimapositiivseks. Mis tähendab kliimapositiivne? Tähendab seda, et me võtame keskkonnast ära rohkem CO2, kui me sinna paiskame. Ja kuidas me selleni jõudsime, ei ole teps mitte lihtne. Sisuliselt tähendab kliimapositiivne tõuk seda, et arvutasime kogu elektritõukerataste jalajälje. Kui eelmine aasta tulid välja USA-st erinevad siis research paberid, kus öeldi, et keskmine tõuksi eluiga on 28 päeva, siis meie tõukside puhul see ei vasta tõele. Bolt on esimene transpordiplatvorm, kes siis kogu selle tõukerataste disaini ja tootmisprotsessi on toonud oma ettevõtte alla. Mis tähendab, et me disainime need tõukerattad ise, me toodame need tõukerattad ise, me ekspordime need kõikidesse riikidesse, kus me tegutseme ja me kontrollime kogu seda operatsiooni või tegutsemist ka nendes riikides ise. Mis tähendab, et ka kogu jalajälje vastutus on meie enda käes. Tõukside CO2 jalajälje arvutamisel võtsimegi arvesse selle, et kuidas see tõukeratas on toodetud, mis materjalidest, kui kaua ta vastu peab, kes seda kasutab ja mille vastu ta tõukeratta välja vahetab. Et need asjad on ka kõige suuremad jalajälje tootjad. Tootmise puhul me siis kasutame väga kerget alumiiniumit, mis on sarnane alumiinium sellele, mida kasutatakse ka kosmosetööstuses ja selline alumiinium on täiesti ümber taastöödeldav. Mis puudutab seda, mis on siis tõuksi eluiga, et kui eelmine aasta mõned uuringud ütlesid, et see on 28 päeva, siis meie oleme praegu välja arvutanud, et meie tõukeratta eluiga võiks olla isegi kuni 5 aastat. Sest me kasutame mehaanikuid, kes neid tõukerattaid parandavad, kui vaja on, ja meie tõukerattad on ka hästi modulaarsed, mis tähendab, et kui mõni jupp läheb katki, siis me tegelikult saame selle välja vahetada ja tõukeratas ongi nagu uus. Ja siis, mis puudutab seda, et mida see tõukeratas asendab, siis me üritame veenda enda kasutajaid, et kui on lühem sõit, siis kaaluge tavaauto asemel kasutada elektritõukeratast. CO2 jalajälg on niivõrd palju väiksem ja seega ka sinu enda keskkonna jalajälg palju väiksem. Lisaks me siis üritame kasutada rohelist elektrit kõikides nendes tõuksiladudes, kus me tõukse laeme. Mõningates riikides on see suhteliselt keeruline,
just sellepärast, et nendes riikides kasutatakse väga musta energiat ja selleks me siis oleme ka ennast kokku võtnud ja üritanud rääkida otse läbi energiatootjatega, et nad pakuks meile kõige rohelisemat elektrit. Seega, kui sa kasutad Bolti tõukeratast, võid olla kindel, et sa kasutad kõige rohelisemat tõukeratast maailmas. Aitäh!